Malatokmatška on väike küla Ukraina Zaporižžja piirkonnas. See on vaid 3 ruutmiili ehk 8 ruutkilomeetrit suur ning enne sõja algust elas seal umbes 3000 inimest. See on üks lugematutest väikestest Ukraina asulatest, mida Kremli sõjamasin on rünnanud. Kuid erinevalt paljudest teistest pole Malatokmatška langenud, hoolimata sellest, et venelased on juba üle 4 aasta siia kõik oma jõud suunanud. Sellest väikesest linnast, millest peaaegu keegi maailmas pole kuulnud, on saanud ühe ajaloo pikima piiramise paigaks. See on muutunud ka Venemaa kõige piinlikumaks ummikseisuks rindel. Kuidas see juhtus? Et sellest aru saada, peame vaatama Malatokmatška täielikku lugu ja uurima, mis on muutnud selle Kremli vägede jaoks nii keeruliseks vallutada. See paikneb Polihi rajoonis Kesk-Zaporižžjas ning pole võõras sõjale ega tragöödiale. See asutati 18. sajandi lõpus Vene impeeriumi päevil eri piirkondadest pärit asunike poolt, kes saabusid Kiievi, Tšernihivi ja Poltava piirkondadest, otsides uut algust ja paremat elu. Järgnenud sajandite jooksul oli küla tunnistajaks Esimese maailmasõja õudustele ja Ukraina iseseisvussõja veristele lahingutele, vahetades selle käigus mitu korda omanikku. Malatokmatška elas üle ka Holodomori, mida tuntakse ka kui Ukraina näljahäda. See oli üks Ukraina ajaloo traagilisemaid sündmusi, milles hukkus hinnanguliselt 3,5–5 miljonit ukrainlast. 281 neist olid sellest külast. Teise maailmasõja ajal sattus see piirkond Natsi-Saksamaa okupatsiooni alla, enne kui Punaarmee selle lõpuks vabastas, mis viis mälestusmärgi rajamiseni sõdurite auks, kes küla päästsid. Kuid miski sellest ei saanud Malatokmatškat ette valmistada selleks, mis järgnes. Isegi kõigi nende raskuste kiuste suutis see väike linn ellu jääda ja teatud määral isegi areneda. Ukraina külade seas oli see üsna jõukas, omades oma kohalikku tööstust, infrastruktuuri ja üht piirkonna suuremat vanglat, mis aitas luua töökohti ja võimalusi külaelanikele. Kuid kui saabus 2022 aasta ja Venemaa alustas täiemahulist sissetungi Ukrainasse, tabas Malatokmatška peagi sama sünge saatus nagu paljusid teisi Ukraina asulaid riigi idaosas. Venelased vallutasid selle esialgse rünnaku käigus. Ja kuigi Ukraina vägedel õnnestus venelased vaid mõni kuu hiljem välja tõrjuda, polnud küla kannatused kaugeltki läbi. 2022 aasta juunis, vaid mõni kuu pärast sõja algust, tabas küla Vene suurtükituli. Lugematud hooned, mis olid seisnud aastakümneid, hävitati silmapilkselt. Näiteks küla volikogu hoone hävitati Vene suurtükitule poolt ning vangla sai vaid mõni nädal hiljem tõsiselt kahjustada. Ei läinud kaua aega, kui küla elanikkond hakkas kiiresti vähenema, kuna kohalikud põgenesid oma elu eest. Varsti jäi alles vähem kui 100 inimest, peamiselt need, kes olid liiga vanad või haiged evakueerimiseks või lihtsalt ei tahtnud oma eluaegset kodu maha jätta. Kui Vene väed vallutasid kiiresti alasid Zaporižžja piirkonnas, jäi Malatokmatška vaid 1 miili kaugusele rindejoonest, mistõttu sai sellest peagi Kremlile alluvate vägede peamine sihtmärk. Nad võtsid kontrolli alla teised lähedal asuvad asulad ja mõnda aega tundus, et Malatokmatška päevad on tõesti loetud. Aga 2023. aasta maiks oli küla vaid vari oma endisest hiilgusest. Teated mainivad, kuidas Malatokmatška keskväljak oli Vene mürskudest auguline, killud olid tänavatel laiali ja kooli fassaad oli sõna otseses mõttes õhku lastud. Need inimesed, kes jäid, pidid üle aasta hakkama saama ilma gaasi, vee ja elektrita. Paljud nende kodudest olid Vene laskemoonaga tükkideks lastud ja nad olid sunnitud suure osa ajast veetma keldrites, mis olid kõik sisuliselt varjenditeks muudetud. Vaid 9 miili ehk 15 kilomeetri kaugusel hõivasid venelased Polihi linna ja hakkasid tsiviilisikuid jõuga evakueerima ning lapsi Kremli niinimetatud rehabilitatsioonilaagritesse saatma. Tundus, et Malatokmatška ootab ees sarnane saatus ja Venemaa komanderid pidasid küla tõenäoliselt väga strateegiliseks kohaks, mida vallutada, arvestades, et see asus vaid umbes miili kaugusel Orihhivist ja umbes 23 miili ehk 37 kilomeetri kaugusel Zaporižžjast endast. Selle koha kontrolli alla võtmine võimaldaks venelastel rajada tugipunkti, kus nad saaksid edasi liikuda suuremate ja tähtsamate eesmärkide poole, suurendades survet piirkonna pealinnale. Kuid siis, 2023 aasta juunis muutus kõik. Olles vastu pidanud esialgsele sissetungile ja esimesele sõja-aastale ning saanud oma lääneliitlastelt hulgaliselt võimsaid uusi relvi, suutsid Ukraina väed korraldada suure vastupealetungi, mille eesmärk oli venelased tagasi tõrjuda ja kaotatud alasid tagasi vallutada. See vastupealetung oli eriti märgatav lõunapoolsetes piirkondades, nagu Zaporižžja, kus Ukraina soovis rindelõiku suurematest linnadest kaugemale nihutada ja Kremli edasitungi aeglustada. Algus ei olnud eriti edukas. Tõepoolest, esimene rünnak, mille viisid läbi Ukraina 47. ründebrigaad ja 33 mehhaniseeritud brigaad, oli tõeline katastroof.
Üks Ukraina tankikolonn sattus tankitõrjerakettide tule alla, kui üritati ületada miinivälja vahetult Malatokmatška lähedal. Teatati, et rünnakus sai kannatada või hävitati kuni 25 Ukraina sõidukit, sealhulgas vähemalt 5 riigi Saksa Leopard 2 tanki. See tekitas meedias ja sõjaliste analüütikute seas murelaine, kuna paljud kartsid, et Ukraina palju räägitud suvine vastupealetung kukub läbi juba enne algust. Õnneks nad eksisid. Ukraina koondas end uuesti, korraldas ümber ja suutis isegi osa kahjustatud sõidukitest tagasi saada. Järgides järgnevatel päevadel ja nädalatel ettevaatlikumat ja hoolikamat strateegiat, hakkasid nad peagi edu saavutama. Brigaadikindral Oleksii Hromov teatas, et riigi väed on pärast pealetungi algust Malatokmatška lähedal vallutanud ligi 2 miili maad. Nad ei suutnud kunagi venelasi nii palju tagasi tõrjuda, kui nad oleksid soovinud, kuid vähemalt suutsid nad rindejoone stabiliseerida ja takistada küla sattumist vaenlase kätte. Sealt algas pikk positsioonisõja periood, mille jooksul mõlemad pooled sisuliselt torkisid ja testisid üksteist, kuid ilma suuremate läbimurrete või edusammudeta. Venelased jäid kindlaks Malatokmatška vallutamisele ja tegid kõik endast oleneva selle eesmärgi saavutamiseks, kasutades sõja arenedes tanke, jalaväe lahingumasinaid, rünnakurühmi ja droone, kuid sellest ei piisanud kunagi. Miks see nii oli? Sõjaanalüütikud toovad välja 2 peamist põhjust, mis olid aluseks Ukraina kaitsele Malatokmatška juures. Esimene põhjus on see, et kuigi need võivad väljastpoolt tunduda üsna väikesed ja lihtsad, on paljud sellised külad tegelikult muutunud tugipunktideks Venemaa-Ukraina sõjas. Tõepoolest, kogu rindejoone ulatuses on olnud sarnaseid lugusid teatud küladest, millest mõned on vaevu kaardil märgatavad täpid, koosnedes vaid 1 teest ja mõnekümnest majast selle ääres, kuid mis on osutunud Venemaale üllatavalt raskesti vallutatavateks. Teisisõnu, Malatokmatška ei ole erand, see on osa suuremast suundumusest. Ukraina on leidnud viise, kuidas need kohad peaaegu läbimatuks muuta. Näiteks on nad paigutanud miine ümbritsevatele põldudele, mis sunnib venelasi liikuma mööda ilmseid ja etteaimatavaid teid küladesse. Nad on samuti hästi kasutanud droone, eriti sõja hilisemas faasis, et aidata neil jälgida vaenlase vägede ja soomustehnika liikumist. Nad suudavad tõhusalt ennetada Vene rünnakuid ja korraldada oma kaitset vastavalt sellele. Lisaks on, vaatamata sellele, et suur osa külast on hävitatud, küla tugevalt kindlustatud. Vanad majad ja suvilad on näiteks muudetud turvalisteks punkriteks, samal ajal kui kitsastes tänavates on loodud kitsaskohad, mis muudavad sissetungijate rünnakukatsed oluliselt raskemaks. Malatokmatška teine suur eelis on selle geograafia. Küla on peaaegu täielikult ümbritsetud kõrgendikest ja kuigi sõda on ajas palju muutunud, on üks tõde alati jäänud samaks. Kummalgi poolel, kes hoiab kõrgemat positsiooni, on eelis. Sest isegi kui armeed on välja arendanud uskumatuid uusi relvi ja kaitsevahendeid, pole nad kunagi suutnud füüsikareegleid ümber kirjutada. Kui sul on kõrgem positsioon, näed sa kaugemale igas suunas, mis teeb vaenlaste lähenemise märkamise palju lihtsamaks ja võimaldab neid rünnata enne, kui nad liiga lähedale jõuavad. See tähendab sisuliselt, et Kremli komanderidel on võimatu Malatokmatškat üllatusrünnakuga rünnata. Ukraina kaitsjad on neist alati 2 sammu ees, suurtükiväe, droonide ja teiste kaitsevahenditega sihikul ning valmis ründama kohe, kui ilmneb vähimgi liikumismärk. Ja just nii see ka kulges päris pikka aega, 2023. aasta teisest poolest läbi kogu 2024. aasta ja ka 2025. aastasse. Siis olukord muutus taas ja küla saatus oli kaalul. Enne kui me sellele lähemalt vaatame, on veelgi rohkem millest rääkida. Kui sa saad väärtust The Military Show'st, siis ära unusta tellida. 2025 aasta teisel poolel, pärast kuid kestnud ebaõnnestunud rünnakuid ja naadi edasiminekut paljudes rindepunktides, otsustasid Venemaa komandörid, et on aeg muutusteks. Nad korraldasid uue ulatusliku pealetungi võtmealadel, keskendudes eriti Lõuna-Ukrainale ja veelgi enam Zaporižja piirkonnale. Käsud tulid ülevalt poolt. Venemaal oli vaja edeneda ja seda kiiresti. See kõik oli osa riigi sõjalise juhtkonna ja presidendi Vladimir Putini koordineeritud pingutusest näidata, et Venemaa võidab sõda ja selle täielik võit on vältimatu. See annaks teoorias Kremlile palju tugevama positsiooni läbirääkimistel, mitte ainult Ukrainaga, vaid ka Ameerika Ühendriikide ja isegi Euroopa Liiduga. Mida rohkem maad riik suudaks enda omaks kuulutada, seda rohkem trumpe oleks tal käes. Seetõttu koondati täiendavad rünnakurühmad, et edasi liikuda. Venemaa komandöörid lootsid, et nende rünnakute tohutu hulk oleks lõpuks piisav, et murda läbi Ukraina kaitseliinidest ja vallutada need tähtsad asulad, mis olid neile nii kaua kättesaamatuks jäänud, nagu Malatokmatška ise. Nii sattus see piirkond oktoobris ja novembris üha tugevamate rünnakute alla. Üks massiivne mehhaniseeritud rünnak teise järel tabas küla, mida vapralt kaitsesid Ukraina 118. eraldi mehhaniseeritud brigaadi liikmed, mis kuulub 10. armeekorpuse koosseisu.
Üks brigaadi pressiohvitseridest on kirjeldanud küla kaitsjaid Malatokmatška küüborgidena, viidates ikoonilistele Ukraina sõduritele, kes kangelaslikult kaitsesid Donetski lennujaama 2014. aasta maist kuni 2015. aasta jaanuarini. Hoolimata sellest, et nad olid peaaegu täielikult ümber piiratud ja sunnitud võitjama äärmuslikes tingimustes, sealhulgas alla nulli langeva temperatuuri ja pidevate suurtükirünnakute all, jäid need vaprad sõdurid ellu, teenides endale küüborgide hüüdnime ja kinnistades oma koha Ukraina sõja ajaloos. Võib-olla pole nad nii tuntud kui algsed küüborgid, kuid uskumatud Malatokmatška piirkonnas teenivad sõdurid on näidanud sama erakordset vaimu ja vastupidavust, tõrjudes korduvalt Vene rünnakuid ja hoides küla enda kontrolli all. Näiteks 20. oktoobril 2025 korraldas Venemaa ühe oma suurima rünnaku läbi aegade. Kokku toodi tohutu jõud, kuhu kuulusid Kremli 71. motolaskurpolgu üksused, 2 lisamotolaskurkompaniid ja umbes 26 soomusmasinat, sealhulgas tankid, jalaväelahingumasinad, tiigrisõidukid ja soomustransportöörid ehk APC-d. Teoorias peaks sellise suuruse ja jõuga vägi suutma vallutada terve linna, rääkimata väikesest külast. Aga nii ei läinud. Selle asemel oli Venemaa tohutu rünnak, täielik läbikukkumine. Ukraina kaitsjad kaevusid sisse ja tegid seda, mida nad kõige paremini oskavad. Kasutasid maksimaalselt ära oma käsutuses olevaid relvi ja kaitsevahendeid, et ründajad hävitada. Päev lõppes sellega, et 30 Vene sõdurit oli surnud, teised haavatud ja hinnanguliselt 21 sõidukit täielikult hävitatud. Vaatamata kõigele sellele väitsid Vene ametnikud, võib-olla piinlikkusest või lihtsalt mingisuguse propagandavõttena, et nende jõupingutused olid olnud edukad. 16. novembril 2026 teatas Riigi Kaitseministeerium, et Malatokmatška on täielikult vallutatud. Kaitseminister Andrei Belousov teatas, et küla on täielikult vabastatud ning Moskva väed on hästi teel oma suuremate pikaajaliste eesmärkide saavutamise poole. Ukraina lükkas muidugi tagasi kõik väited, et Malatokmatška oleks vallutatud. Ja mõni päev hiljem näisid Vene ametnikud vaikselt oma esialgsest avaldusest taganema hakkavat, kuna nad hakkasid taas teatama raskest lahingutegevusest küla ümbruses, mis ei lähe just hästi kokku väitega, et see on täielikult vabastatud. Nädalate ja kuude möödudes on väidetavalt toimunud veel rünnakuid, kuid igaüks neist on Ukraina kaitsjate poolt peatatud. Vene meediategelased on korduvalt väitnud, et küla on kohe vallutamisel ja Malatokmatška lugu on isegi muutunud omamoodi meemiks sõjaväeringkondades. Ukrainlased on internetis kokku pannud klippe Venemaa sõjalise eksperdi kommentaaridest piirkonna edusammude kohta, samal ajal humoorikalt osutades, et maailma teine armee pole ikka suutnud vallutada vaid mõnesaja elanikuga küla. Mõned Venemaa ülikoolid on isegi jõudnud sinnamaani, et ähvardavad välja visata tudengeid, kes mainivad Malatokmatškat pilkaval viisil või julgevad viidata oma riigis sõjalistele läbikukkumistele. Kuid olgu selge, see on tõeliselt ajalooliste mõõtmetega läbikukkumine. 2026 aasta mai keskpaigas tõi United 24 meedia välja, et Venemaa poolt selle väikese küla piiramine oli ametlikult kestnud üle 1500 päeva. See teeb sellest ühe pikima kunagi registreeritud üheainsa paiga piiramise. Pikem kui näiteks roomlaste poolt Kartaago piiramine, mis kestis umbes 1100 päeva. Pikem kui Gibraltari suur piiramine, mis kestis hinnanguliselt 1320 päeva. Pikem kui Leningradi, Rooma, Aleksandria, Jeruusalemma ja Konstantinoopoli piiramine. Ajalugu on täis näiteid väidetavalt suurtest armeedest, kes on sattunud näiliselt läbimatute kinduste vastu ja saatnud lugematul hulgal mehi surma, püüdes neid vallutada. Enamik neist näidetest keerleb siiski hiiglaslike linnade ümber, millel on massiivsed kindlusemüürid, suured väravad ja tõelised kaitsjate armeed. Paljud neist toimusid ka sõna otseses mõttes sajandeid tagasi, enne tänapäevast tankide, jalaväe lahingumasinate, hävituslennukite, droonide ja haubitsate ajastut, kui armeed pidid leppima palju lihtsamate relvadega, nagu mõõgad, odad, vibud ja katapuldid. Ja see muudab Venemaa katsed Malatokmatška vallutada veelgi alandavamaks. See ei ole suur linn, see ei ole kindlustatud pealinn, seal ei ela kümneid tuhandeid inimesi ega ole sellel oma armeed, mis seda kaitseks. See on peaaegu tähtsusetu küla, maha põlenud ja kraatritega kaetud asula, kus väga vähesed hooned on veel püsti. Seda ei tohiks olla nii raske vallutada, eriti mitte sellisel armeel nagu Venemaa oma, mis on aastate jooksul endale nii hirmuäratava maine loonud. Kuid aastakümneid enne sõja algust kartsid riigid üle kogu maailma Vene armeed. Nad kartsid selle näiliselt lõputuid tankide ja lahingumasinate ladusid, tohutut sõdurite arvu ning peaaegu võrreldamatut jõudu. Nad jälgisid ja nägid, kuidas Kremli ametnikud kiitlesid oma viimaste ja parimate rakettide murranguliste võimete üle või esitlesid oma uusimat tanki suurtes sõjaväeparaadides. Nad arvasid, et peatamatu Vene sõjamasin purustab peaaegu iga vastase, kes talle ette jääb.
Aga kogu see mütoloogia, kogu see aura, kogu see võim, mida Kreml nii meeleheitlikult püüdis näidata, on nüüd meie silme all murenemas. Sest sellised lood tõestavad, et Vene sõjavägi pole kaugeltki nii tugev, nagu maailm kunagi kartis. Nad ei suuda isegi ühte küla vallutada. Nad on selle nimel üle 4 aasta pingutanud ja kaotanud hinnanguliselt 2000 sõdurit, lisaks 10 sõidukeid ning potentsiaalselt 10 või isegi 100 miljoneid dollareid väärt sõjatehnikat ja personali. Kõik asjata. Küla on endiselt Ukraina 118. mehhaniseeritud brigaadi käes. Nad kindlustavad end seal siiani, kasutades nutikalt ja strateegiliselt droone, miine ja muud, et vastaseid korduvalt üle kavaldada ja üle mängida. Samal ajal on isegi Venemaa kõige karmimad propagandistid olnud sunnitud tunnistama oma riigi piinlikku suutmatust piirkonda kontrolli alla saada. Üks neist läks nii kaugele, et võrdles Malatokmatškat Trooja või Verdöniga, viidates ajaloo kõige legendaarsematele lahingupaikadele. Tegelikult on Malatokmatška juures ainus legendaarne asi see, kui hästi Ukraina seda kaitseb. Isegi kui see lõpuks langeb, mis viimase aja sündmuste põhjal tundub ebatõenäoline, jääb see väike küla igaveseks ajalukku, kui paik, mis purustas Venemaa sõjalise üleoleku müüdi jäädavalt. Ja see on vaid üks osa Kremli kokkuvarisemisest. Saad rohkem teada riigi jätkuvatest läbikukkumistest ja sellest, kuidas Ukraina neid nutikalt ära kasutab, selles videos, mis käsitleb, kuidas Ukraina korraldas ühe oma suurima ja parima süvalöögi Vene taristule vastuseks jõhkrale raketirünnakule Kiievi vastu. Või vaata seda videot, et teada saada, kuidas Ukraina on lõpuks leidnud erakordselt tõhusa vastumeetme Venemaa lakkamatutele liugpommitajate rünnakutele. Et sa ei jääks ilma põhjalikumatest analüüsidest ja värsketest uudistest Venemaa-Ukraina sõjast, telli juba täna The Military Show kanal. Ja nagu alati, aitäh vaatamast!